me valgustame uusimaid teaduse saavutusi inimteadlikkuse vallast, aju vallast, tervise vallast, aga ka keskkonna vallast, kindlasti keskkonna, loodusliku keskkonnas toimuvate muutuste vallast, mis maailmas on tehtud. Need on siis iga viimase kuu jooksul, mis uued teadusuuringud on toimunud, seda me siis seal räägime. Ja analüüsime neid, avaldame arvamusi. Ja miks see on vajalik? Palja tehnogeensete leiutiste taustal planeet Maa keskkond läheb järjest kehvemaks. Ükskõik, kui palju me seda keskkonda ei kaitseks, looduslikku keskkonda, siis selleks keskkonna kaitseks välja töötatud tehnoloogilised meetodid nõuavad energiat, tehnoloogiat, metalli, inimtööjõudu ja nii või teisiti jääb nagu midagi vajaka. Ja see, mis vajaka on inimeste keskkonna teadlikkus. Mitte keskkonnakaitse, aga just keskkonnateadlikkus, mis tuleb inimese sisemistest veendumustest, sisemistest hoiakutest. Ja kui inimene tunnetab oma sisemisi hoiakuid ja veendumusi, siis ta ei tee seda, mis on tema sisemise mina vastu. Siin ma olen rõhutanud väga palju meie esivanemate kultuuri, meie esivanemate folkloori, kuidas meie vanaisad ja vanaemad õpetasid oma lapsi austama loodust, kuidas nad seletasid, et loodus on püha, iga loom, iga taim on püha, ta kannatab valu, rääkisid neile muinasjutte sellel teemal ja laps kasvas ja hindas seda. Aga tänapäeva tehnogeenses maailmas koos selle virtualiseerimisega on selline emotsionaalne aspekt kadunud. Neurofüsioloogid, närviteadlased, ajuuurijad on leidnud, et inimese teadvus, tema hoiakud kujunevad välja kahtepidi. Üks on virtuaalse maailma teadmine, see, mis siin tuleb, mis siin on, kuidas siin teha, mis nuppu vajutada, see on loogiline, abstraktne teadmine. See on teadmiste pagas. Aga kuidas seda teadmist rakendada? Kas see rakendus on kasulik, on kahjulik? Kuidas olla loov, kuidas edasi arendada seda teadmist? Selleks on vaja intuitsiooni, on vaja loovust. Ja uskuge mind, et ükski teadussaavutus ei ole tekkinud puhtalt abstraktse loogilise arutelu põhjal. Kõik on tekkinud ka, et need ranged teadussaavutused, ka need on tekkinud loovuse ja inspiratsiooni põhjal. Seal ajakirjandusmajas, kui need loengud iga kuu on seal 2-3 tundi, siis võib-olla võiksid skeptikud sinna tulla. Ja see oleks neile ka kasulik, sest et võtame skeptikute niisugune teine pool, mida nemad arutavad. Seal on palju ka õpetlikku. Ja nüüd päris muret tekitav asi, et 28. jaanuaril avaldas siin maailma Scientific American liinis materjal, kus maailma ökonomistid tulid kokku foorumile ja märkisid ära 50 ohutegurit ja seda, et ega inimkonna elu on ohustatud, kui inimene ei muuda oma teadlikku suhtumist keskkonda, teistesse inimestesse, ühiskonda. Ja veeprobleem on praegu maailmas üks suurim. Vee raiskamine, mage vesi hakkab otsa saama.